Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal hakkab teil imeliselt pihta. No siin on nagu väga suurepärane, et siin esimene kaart on selline väikeste kingituste tegemise kaart, võib-olla hea sõna jagamise kaart, võib-olla kiitmise kaart, võib-olla komplimentide tegemine kellelegi, võib-olla lihtsalt tunnustamine, et kõik ei pea ju materiaalne olema. Edasi tuleb teil müntide äss, no see on väga-väga super kaart. Et müntide äss räägib sellest, et teil on nagu majanduslikult kõik kõige paremas korras. Et teil ei ole rahapuudust, kui seal täna nagu ei ole, siis küll ta tuleb. Edasi tuleb siin selline seltskonnakaart. No vaat selle seltskonnaga on niimoodi, et te olete siin koos kellegagi. Te siin istute, räägite igasuguseid asju. Arutate, ma arvan, need on teie sõbrad või tuttavad või ma ei tea, töökaaslased. Aga minule tundub nii, et selles seltskonnas tõmmatakse üles mingisugune vana teema, mis teile haiget teeb. Sest peale seda koos viibimist olete te hirmsal kombel õnnetu. Te olete nii õnnetu endast väljas ja nutate taga mingit asja, mis on teie elus läinud minevikus valesti. Mingi asi on teil läinud untsu ja mulle tundub, et selles seltskonnas nagu räägitakse sellest või tuletatakse teile seda meelde või tuleb see teile nagu ilma meelde tuletamata meelde. Sest te nutate taga siin väga midagi. Teil on 5 karikat, 3 on nendest ümber läinud ja te nutate seda 3 karikat nii taga, et te üldse ei märka seda, et 2 karikat on teil püsti. Et teil on võimalus veel seda olukorda parandada, teha targemaid otsuseid, midagi võib-olla päästa, et teil on veel 2 karikat püsti. Et keskenduge oma 2 karikale. Aga no teie olete muidugi nii õnnetu, et te ei märka seda 2 karikat seal ja te oma selles suures õnnetuses ja selles kurvas meeles pühendate ennast tööle, et töö parandab kõik haavad, küll mu mõtted siis lähevad mujale. Siis ma võib-olla saan sellest kergemini üle, kui ma nüüd ennast tööle pühendan. Et see müntide 3 on selline pühendunud töötegija. Tema teeb oma tööd pühendumusega. Nii, aga ega see teile väga rahu ka ei anna. See, et teil see meelde tuli ja et te seda peate nüüd siin taga nutma, oma untsu näinud asja, mis iganes teil seal minevikus juhtus. Need alumised kaardid räägivad mulle sellest, et te tahaksite tegelikult neile inimestele, kes teile kas meelde tuletasid või kuidagimoodi teile haiget tegid, te tahaksite neile nagu ikkagi näkku öelda, et see, mida te seal nüüd jahvatasite ja suust välja ajasite, et see ei olnud kõige ilusam. Et tahaks kohe lihtsalt nagu neile vastu kas haiget teha või võib-olla tuleb ka teile mõni nende minevikus tehtud viga meelde, mida oleks neile paras praegu meelde tuletada. Vot sellised mõtted võivad teil olla siin nädala lõpus peas. Et lähen järgmine nädal tööle ja küll ma neile siis käratan, et mis asja te nagu siin üldse teate, tühja juttu jahvatate. Mina seda teha ei soovita, sest need kaardid siin manitsevad tarkusele, tasakaalukusele ja mitte oma ego peale surumisele. Kannatage ära. Te ei saa niikuinii mitte midagi muuta. Isegi siis, kui te neile lähete näkku ütlema seda, mida te neist mõtlete, ei muuda see olukorda. Et keskenduge parem neile 2 karikale, mis teil püsti on. Ja ega pole mõtet vaielda nendega, kes aru niikuinii millestki ei saa. Et valige lihtsalt oma sõpru võib-olla paremini. Ja võib-olla see olukord näitab ka, et kes siis on sõbrad ja kes ei ole sõbrad. Kui seal seltskonnas peaks olema selliseid, kes tahavad teistele meelega haiget teha, siis lihtsalt suhelge nendega vähem või ärge suhelge üldse. Aga ärge minge
nagu teravaks nendega, et ärge suruge oma ego peale. See tegelikult ei aita niikuinii mitte midagi, sest neid öeldud sõnu pole võimalik tagasi võtta. Ei saa keegi teine tagasi võtta enda öeldud sõnu teie pihta, ega saa ka teie pärast enam halvasti öeldud sõnu tagasi võtta. Ja võib-olla pärast peate hoopis kahetsema, et milleks mul oli vaja seda teha. Et olge lihtsalt targem. Aga mina soovin teile seda imelist nädalat ja loodan, et seal seltskonnas ei tõmmata mitte midagi ülesse sellist halba. Nautige seda küllust, mis teil on. Nautige neid sõpru, kes teil on. Tehke oma pühendumisega oma tööd ja olge mõõdukas oma väljaütlemistes. Et soovin teile tõesti imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.